kandis kogu maailma raskused oma õlgadel. Ma tean, mu vend ja õde, tema kannab ka sind. Kui me mõtleme sellele, et Jumal on oma poja Jeesuse läbi kandnud kogu maailma valu, patu, needuse, haigused, surma ja on kõik võitnud, siis mis on minu probleem, et Jumal ei suudaks seda ära võtta või leevendada või kanda. Nii et olgu meil usku sellesse, mida Jumal on tegemas ja teeb ja mida ta suudab teha. Kristus, me ülistame sinu püha kannatamist, sest oma ristisurma läbi oled sa maailma lunastanud. Mattiuse evangeeliumi 7. peatükk ja Luuka evangeeliumi 23. peatükis on öeldud nii. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb isa tahtmist, kes on taevas. Mattiuse 7. Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rinda lüües teda ihtlesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast. Sest vaata, päevad tulevad, mille öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale ja küngastele katke meid, sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga, see on Luuk 23, 27 kuni 31. Ja mõtisklus, evangelistid kirjutavad meeleheitel inimestest, keda Jeesus imeliselt lohutab. Naini lesknaisel suri ainus poeg, Jairuse perekond kaotas haiguse ja surma läbi tütre. Õde Marta ja Maaria matsid oma venna Laatsaruse. Kõik pöördusid oma leina ja murega Jeesuse poole. Olemata lõpuni kindlad, kas temalgi on väge surma üle. Jeesus aitab neid imeliselt. Leinapisaratest saavad üllatust täis rõõmupisarad. Jeesusele endalegi pole pisarat tundmatu. Ta nutab kord Jeruusalemma pärast, teisel korral oma sõbra Laatsaruse haual. Jeesuse pisarad, mis Getsemani aias voolavad tema palgest verepiiskadena, muudavad kannatused reaalseks. Olgugi, et Jeesus, Jumala poeg, kogeb ta kõike inimesena. Valu, kannatusi, ülekohut ja pilvet. Lihtsalt teab ja tunneb iga inimese valu. Olles tee lukkamisele lohutab Jeesus naise Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast. Ta tuletab nutjatele meelde tulevikku, kuhu nad peavad oma silmad ja mure suunama lastele ja järeltulevatele põlvkondadele. Olevik sünnitab tulevikku. Täna on otsustamatus ja vastutuse edasilükkamine iseenda, oma laste, oma maa, rahva, inimkonna ja loodud kestmise küsimustes külvab tuleviku pisaraid. Terved rahvad on sunnitud põgenema ebavõrdsuse ja vägivalla parema tuleviku looduse muutuse eest. Naised ja lapsed igastevad koduse, valguse ja vägisi võtmise vastust ja turvalist tegu päevast. Paraku lämmatab üle suureneks paisub inimkonna pakk tulevikku. Kõigi pisarate kuivatumiseks, muutuste sünnistamiseks ja ilusama homse kulunduseks vaja juba täna vastuolusid ületavat üksmeelt. Koosmeelne elu on kristliku usu ja lootuse kinnituseks ja venna armastuse tõestuseks. Sisekaemus, kui Jumal